Loom24 märkas eile kirgi kütnud Facebooki postitust, millest lugesime välja, et Taxify's on alates tänasest üks sõidujagaja, kes teeb oma sõite koeraga. Ja siin ongi koer pluss Nissan Leaf. Võtame selle, telli auto ja kinnita. Oi, tere Ponne! Tere Ponne! Kas sina oled minu sõidujagaja täna? Istume nüüd Agnese ja Ponnega autos ja hakkame sõitma. Tehti selgeks, et küpsist tahame anda, siis siin taskutes on küpsist koerale loomulikult. Ja Ponne on väga musimaias, nii et mina arvan, et mina siin vöö taga väga kinni ei istu. Mis sa arvad, mis kliendid sellest saavad, kui nad sõidavad Ponnega? Nad saavad sellise emotsionaalse ja positiivse laengu. Sest et kui sa ikkagi näed nagu lemmiklooma, siis nende selline energia ja see, kuidas nad nagu ellu suhtuvad, on hoopis teistsugune võrreldes eestlastega või nagu üldse inimestega. Et inimene on selline, et ta on kogu aeg nii mures ja eestlase lemmik Tainas on ka mure Tainas, aga kui ta näeb koera, siis seal kohe on nagu see rõõm tekib, sest ta on rohkem õnnelik. Et selles suhtes palju häid emotsioone tuleb sealt. Mida sa arvad üldse tööl käimisest loomaga? Väga poolt, et mul on massaažisalong ja seal me käime alati koeraga koos. Et kui ma võtan ta sinna, siis ta on hästi rahulik seal. Ilusti mingi pikutab ja siis kliendid saavad teda sügada seal vahepeal, et ta väga naudib sellist tähelepanu. Aga mida sa arvad sellest, kui klient tuleb oma koeraga näiteks? Kui oma koeraga tuleb siia autosse sõitma nagu meiega koos, täitsa positiivselt, et võib küll seda teha. Aga siis peaks olema selline koer, kes ei ole kuri. Sest et mõni koer on selline kuri ja siis ta võib ärritada sellist rahulikku koera. Kas sa arvad, et Taxify võiks kunagi areneda selles suunas, et inimene saaks öelda, et tema nüüd tuleb koeraga ja et kas sõidujagaja on nõus sõitma koos tema koeraga? Kindlasti. Ja ma usun, et väga paljud juba on nõus nii või naa. Et oleneb siis, kas koer on väikene või suur või mõni inimesed kardab koer ja mingi väga palju igasuguseid probleeme, mida saab välja mõelda. Aga kindlasti võiks olla, sest et ma arvan, et väga paljud inimesed ongi lemmiklooma omanikud ja nad saavad aru, et koer ongi nagu sõber, kelle sa võtad kaasa ja kellega sa reisid, teedki asju koos. Kuidas sa Ponne turvalisuse tagad siin sõites? Nii, mul on siin sellised K9 traksid ja need on sellised, et kui ma siit tõmban, siis koer nagu haiget ei saa, et on päris suured ja sellised laia rihmaga. Et siis näiteks, kui nagu auto peaks äkki pidurdama, et siis kui koer läheb ette poole, siis ma võib-olla isegi vahest jõuan siit kinni võtta, kui on vaja. Ja siis mul on siin veel turvarihm ja siis need on omavahel ühendatud. Et see on nagu sätitud hästi lühikeseks, et kui peaks midagi juhtuma, et siis ongi niimoodi, et koer ei kuku sinna armatuuri sisse ega midagi ja ei saa haiget, et lihtsalt on paigal. Aga on ka veel teised variandid, et saab panna ka nagu pagasnikusse ja siis inimesed kasutavad sellist nagu koera võre seal ees. Ja siis väikestel koertel on veel mingisugused karbikesed olemas ja siis on nagu see transpordipuurid, mida kasutatakse. Aga mulle meeldib see variant kõige rohkem. Kas sa arvad, et Ponne naudib sinuga töö tegemist? Kindlasti, ma arvan, et ta jumatab seda. Aga täna hommikul me märkasime, et olete ka Loom24 teinud konto. Just, täna hommikul tegime. Ja kui te soovite jälgida siis meie tegemisi, siis kui otsite koerte hulgast Ponnet, panete otsingusse Ponne, siis tuleb tema konto välja ja saate vaadata, et kus me oleme käinud, mida me oleme teinud ja hoida nagu tema käpa tegemistel silm peal. Väga vahva, kindlasti jälgime. Ja sõidame jällegi teiega. Jääme ootama. Homsest sõidame uuesti. Täna me ei sõida, sest et me oleme juba väsinud, et koeraga väga pikalt sõita ei saa. Aga homme alates kella 2 oleme taas platsis ja sõidutame teid kõiki.